nendes hetkedes valida, et kas ma ohverdan iseennast või ma ohverdan mingid suhted. Kas ma valin iseennast või ma valin mingid suhted. Nii huvitav on see, et esimese asjana ma hakkan siit kaardilt detaile otsima. Ja ma märkan siin taga udu ja pilvede sees planeet Maad. Ja mind hullult tõmbab see, ma tahaks nagu sinna lähemale minna. Ja teistpidi ma tunnen just, et äkki mul ongi vaja korra kaugelt vaadata. See tunne ja emotsioon, millega ma tahan lähemale minna, on närviline. Ja tekib kohe selline kiirustamise tunne. Aga samas ma olen nii kaugel, miks ma peaksin kiirustama. Pigem just tekib kõhtu selline kärsitus, et aga ma olen nii kaugel, eks ma siis vaatan siit. Kuigi tegelikult see põhjus, miks ma üldse nii kaugelt vaatan, on see, et ma korraks võtaksin hoogu maha ja peatuks. Et mu keha saaks lõdvestuda. Mul ei ole niikuinii mingit võimalust praegu sinna saada. Mul ei ole võimalik oma viha ja pettumuse eest põgeneda. Ma pean olema siin sellel. Ja ma pean vaatama. See kaardi keskkond siin, mida kujutatakse, on Mars. Mars on ju tugev meesenergia, siuke sõdalase energia. Ja ma tunnen, et ma ei saagi justkui mingisugusesse normaalsusesse naaseda ennem kui ma ei ole sellele vihale otsa vaadanud. Ja see tundub olevat mingi viha, mis justkui oleks kunagi lahustunud, aga samas ei ole ju. See on selline salakavalalt ära peidetud, et ma ju olen andestanud ja ma rohkem ei pea sellele mõtlema ja ma rohkem ei pea ju sellega tegelema, aga samas see on seal nii sealsamas kuskil pinna all, et nagu üks asi ja ma lähen endast välja, siuke tunne on. Nii et siin on mingisugune lõhestumine enda sees, mis ma tunnen. See toob minul endal ka ühe teema üles, millest ma tegelikult üldse rääkida ei taha. See ongi täpselt selline, et ma nagu saan seda teemat ainult kaugelt vaadata, ma ei saa ise otseselt sinna midagi teha, aga ma tean, et ühel hetkel mul tuleb sellega tegeleda ja ma tunnen, et ma ei taha, aga samas see nagu aitab mul ära lõpetada mingid teemad. Ja see on koht, kus ma ei saagi aru, kas ma olen valesti teinud või ei ole valesti teinud. Ja see aeg, kui ma seda salvestan, on pärast jõule ja aastavahetuse vahepeal. Ja jõulud on erinevas eluperioodis minu jaoks erinevaid asju tähendanud. Lapsena on ta ikka selline nagu maagiline ja tore aeg. Siis oli mingi aeg, kus oli rohkem nagu stressi sellega seotult, sest et oli hästi palju nagu tegemist ja toimetamist selle jõulupäeval. Samas see oli nagu nii soe ja mõnus tunne, et me kõik koos tegime süüa ja nii. Ja nüüd mingil ajal ma sain nagu aru, et ma olin ennast ära eemaldanud oma valitud perest. Just sellel põhjusel, et ma kuidagi ei tundnud ennast iseendana ja ma ei saanud aru, mida jõulud ja see aeg minu jaoks tähendab ja minu jaoks ei tundunud enam õige minna ja mängida justkui mingit etendust, mida mina ei taha mängida. Ja need on minu sõnad, see on minu emotsioon seoses sellega olnud.
Ja ma paar aastat tagasi sellepärast otsustasin ka, et ma ei lähe enam, sest ma hakkasin nägema sellist mustrit iga detsember, kus kas ma jäin haigeks, kas mul sai raha otsa, tekkisid või ma lõin endale mingisugused takistused, et ma ei peaks minema koju pere juurde. Ja mitmed asjad olid, mis mulle tekitasid ebamugavust ja kus ma lihtsalt nagu valisin ikkagi minna ja olla, sest et pere, eks. Aga mida rohkem ma panin tähelepanu sellele ja rõhku sellele, et ma tahan tunda ennast loomupäraselt iseendana, ma tahan teada, mis tähendab olla mina ise. Ma tahan teada, mis on minu tahe, ma tahan teada, kuidas mina tahan mingeid asju teha, kuidas ma tahan oma elu elada. Väga suure osa oma elust olen ma pidanud mingil määral alati vastutama õhkkonna eest, vastutama emotsioonide eest, mis minu ümber on, selleks, et mul oleks turvaline. Ja selle kõige alla mattusin ju mina järjest rohkem ja ma ei saanudki ju aru, et milline siis mina olen, mida mina kõigest sellest arvan ja kuidas mina seda kõike tahan tähistada ja teha. Ja tegelikult on tulnud välja, et vähemalt praegu ma tunnen, et mulle meeldib see, et mul on jõuludest justkui paus, et mul ei ole mingit pinget seda tähistada. Ja nii on juba paar aastat olnud. Ma ei taha enda ellu mitte mingisugust pinget. Ja ma püüdsin seda ka selgitada oma valitud perele siis, kes, nagu ma ka arvasin, ei võtnud seda väga hästi vastu ja meie suhted, see suhe muutus olematuks, seda suhet ju tegelikult enam ei olegi. Ja ma eile just käisin jalutamas ja see teema tuli üles ja ma mõtlesin selle peale, et kas minus on mingit viha või pettumust või mis emotsioonid mul seoses sellega on, et ma võiksin ju helistada, ma võiksin ju minna. Aga ma täna tunnen enam, et mul ei ole ka mingit igatsust või mul ei ole ka midagi, mis on ütlemata jäänud või mul ei ole ka midagi, mida ma kahetsen või ma tunnen, et minus ei ole ka tahtmist midagi jagada ja rääkida, mis mu elus toimub. Ja ühtepidi ma tunnen ennast süüdi selle koha pealt. Ma tunnen ennast halvasti, ma tunnen süüdi ennast, et ma ei ole rohkem vaeva näinud, et seda suhet kasvatada ja hoida. Ja kui ma selle valjult välja ütlen, siis ma tunnen seda teismelist ennast ja seda väikest ennast nagu vaatamas niimoodi otsa, et millest sa räägid. Sa püüdsid 20, palju see on siis 15 aastat. Jah, ma ütleks, et ma püüdsin 15 aastat olla vastu võetud, olla parim, mis ma saan olla. Ja mida rohkem ma panin rõhku sellele, et avastada ja saada aru, milline mina päriselt olen. Et päriselt luua enda elu nii, nagu mulle meeldib ja mulle maitseb, siis teatud sõprussuhted vajusid ära. See perepool, valitud perepool vajus ära. Ja see ongi siiamaale niimoodi ära vajunud. Ja ma ikka vaatan seda siit kaugelt ja mõtlen, et äkki on midagi, mida ma saan teha. Ja ikka ma tunnen ennast süüdi. Ma tunnen, ma ei oska seda kuidagi ka nagu lahendada. Ja ma ei tea, kas sellel ongi mingit lahendust. Mul ei ole enam ühtegi mõtet, ühtegi tunnet, kuidas seda lahendada. Perega on keeruline selles mõttes, et nii valitud pere kui veresugulus-perega, eks ju. Igatepidi on keeruline. Ja ma tunnen, et täna ma oleksin absoluutselt vastu võetud sellisena, nagu ma olen. Nagu ma tunnen, et mul ei ole midagi enam jagada, midagi enam rääkida. Nii nagu eelnevad paarissuhted, mul ei ole nende inimestega täna enam midagi rääkida.
ma olin nendega mingi aeg pere. Ma olin nendega mingi aja koos. Aga see oli lihtsalt, see oli eluperiood ja see eluperiood on nüüd läbi ja ma olen edasi liikunud. Ja ma tunnen ennast oma selle valitud perega, kes siis valis, et mina oleksin nende peres. Ma tunnen seal samamoodi. Ma tunnen, et mul ei ole mingit probleemi nendega suhelda. Aga ma tunnen, et mul ei ole midagi rääkida. Mul ei ole nagu suhelda. Ja ma tunnen, et läbi selle, et ma seda praegu jagan ja otseselt tunnen, et mul ei oleks midagi nagu jagada. Ma tunnen, kuidas ma nagu pehmenen armastusele, täpselt nii, nagu siin kaardil ka ütleb. Ja ma püüdsin eile jalutades samamoodi nagu tunda, et kas minus nagu tuleb see viha üles ja minust tuli pigem üles see ebamugavus ja see veider tunne, et kas ma peaksin hakkama ennast uuesti jälle selgitama või püüdma selgeks teha. Kuigi minu jaoks ei olegi nii tiip, see ongi lihtsalt see, et ma jagasin ausalt nii, kuidas mina tunnen ja inimesed, nii minu pool kui nende pool tegi oma valikud ja suhtlemine katkes ja kumbki pool enam ei suhelnud ja nii ta lihtsalt jäigi. Aga mul on ikkagi tunne, et siin midagi on nagu kinni või ma tunnen, et mind nagu tõmbab kinni sellest rääkimine. Aga samas ma tunnen ennast ka siin oma elus ja oma kodus nagu nii pehmelt. See on jälle see, et kui me külastame neid mingit vanu versioone iseendast, siis tuleb ju sealt ka see kogetu. Me meenutame ka seda, mida me seal kogesime ja justkui mängime ja elame jälle läbi mingeid asju. Ja see on jälle mingisugusest emotsionaalkehast üles tulev mälestus, mis justkui läheb krampi ja ma nüüd justkui pean käituma ja tegema jälle samamoodi, nagu ma tegin. Aga ma tunnen, et ma olen nii palju tähelepanu ja fookust suunanud sellele, et olla pehme, et olla armastuses, et luua enda ümber kõik see, mida ma vajan selleks, et olla pehmuses. Et mul ei ole vaja olla vihas, mul ei ole vaja meenutada ja mäletada, mis oli. Et see peatükk on ju läbi. Et ma lihtsalt meenutan ja mäletan mingeid vanu versioone endast, kui ma mõtlen selle peale. Et nii oli ja selline kogemus oli ja sellised asjad öeldi ja kõik see nagu. Et mis on normaalsuseks. Ma tihtipeale tunnen, et ma nagu ei ole normaalne või et ma olen kuidagi ebatavaline selles mõttes, kui keegi uus inimene kuskil saab teada, et mul nagu ei ole pere ümber, et ma olengi üksi omaette. See on olnud ohverdus, see on olnud valik. Mul on olnud nendes hetkedes valida, et kas ma ohverdan iseennast või ma ohverdan mingid suhted. Kas ma valin iseennast või ma valin mingid suhted. Ja need on olnud karmid otsused, sest et ma olen päris karmilt valinud iseennast. Ma ei ole üle laipade läinud, eks ju. Aga ma olen ikkagi lõpuks julgenud suu lahti teha nendes kohtades, kus ma arvasin, et ma mitte kunagi ei julge suud lahti teha ja salamisi võib-olla mõtlesin oma ette ja kirusin oma ette ja või rääkisin sõbrannadele või kurtsin sõbrannadele. Mingil hetkel ma tundsin, et see kurtmine nagu ei aita mind enam. Et mul on vaja päriselt öelda nendele inimestele, nendele asjaosalistele, mul on vaja päriselt öelda, et ma ei saa seda liigutada ainult enda sees. Ma arvan, et see enda sees liigutamine ongi kõige mürgisem. Sest et sul kaob enda nagu see, sa lähed nagu rööbastelt maha kogu aeg. Ja sellepärast ma vahepeal
kui need asjad üles tulevad, ma nagu vaatangi ja katsetangi ja mängin neid asju uuesti läbi, et näha, et kas see päriselt ka minu kehas enam tõde on. Ja see on nii mõnus tunne, kui ma saan aru, et see tegelikult nagu, see nagu ei ole tõde enam. Mingil hetkel see väga suuresti oli tõde, aga enam ei ole. Ja see on nii hea tunne, tunda, et miski on nagu päriselt ära lahustunud. Et mingi viha on päriselt ära lahustunud. Ja ma tean, et mul tuleb veel mingid kogemused, kus see pere teema tuleb veel esile, kus mul tuleb see tõuge enda seest ikkagi kohtuda nendega. Sest et see füüsilise maailma samm on nagu see viimane samm, kus sa saad aru, et asi on päriselt minu sees lahenenud. Ma ju saan aru, et teiste asjaosaliste jaoks ei ole see lahenenud. Mina enda sees olen selle asja, ma tunnen, et lahendanud, aga ma tean, et siin on mingid sündmused veel, mis kindlasti tulevad, kus ma saan uuesti kogeda ja näha, et kas see ikka lõpuni on kõik. Et me saame energiatöös ja enda sees seda tööd teha niimoodi 90% ja siis mingi hetk meil on vaja seda teist osapoolt või seda teist inimest või midagi siin füüsilises maailmas, kus me saame aru, et siit tuleb midagi veel üles või et ma ei reageeri enam samamoodi või et see ongi päriselt minust nagu lahenenud ja ma olen eluga edasi liikunud. Isegi kui sa näed, et teine võib-olla ei ole, siin on täiesti oleneb olukorrast, eks ju. Ja kui ma seda kaarti nüüd uuesti vaatan, siis ma saan aru, et mingi osa minust tegelikult juba täiega ootab, et see mingisugune sündmus või kogemus tuleks, kus ma saan lõpuni ära näha, kas see on lahenenud või mitte. Ma tunnen, et kõige olulisem sõnum siin ongi see, et me ei laseks mingil emotsioonil ennast mürgitada sees, vaid et me teeksime ise kõik selleks, et seda lahendada nii kaugele, kui me üksi saame. Ja siis saada aru, et meil on vaja ka mingid füüsilised sammud astuda. Et ei ole kogu aeg kõik ainult vaimne töö, vaid on ka füüsiline töö. Et need kaks peavad saama kokku ja üheks. Ja mul tuleb nüüd pähe veel minu selle aasta või siis eelmise aasta 25 aasta kogemus, kus ma elasin veel teises kohas ja ma mäletan, et ma tundsin kuidagi nii paigas ennast ja ma tundsin ennast nii kohal ja nii hästi ja kõik nagu ma tundsin endas rahu, aga ma teadsin samas ka, et mingi muutus saab varsti tulema, sest ma tundsin, et miski nagu justkui kasvab või mingi seemne ma olen kuskil istutanud, mille vilja ma saan varsti nautida. Ja ma mäletan neid pühapäeva hommikuid kodus, selles teises kodus, niidu kodus, nagu ma teda kutsun. Mäletan neid pühapäeva hommikuid, kui ma tegin köögiakna pärani lahti ja ma tegin kohvi ja istusin seal akna laua peal ja olin nii tänulik sellele. Aga samas ma alati ütlesin, et see või midagi paremat. Et see siin on nagu ideaalne, aga ma tean, et midagi paremat on veel võimalik. Ja huvitaval kombel läks niimoodi, et minu kaaslane, minu mees, kes minu kõrval on, tuli kuidagi mu ellu niimoodi ootamatult, et ta aitas mul kolida ja kolis mind siia uude elamisse ja nüüd on ta nagu ka jäänud siia. Et ma nagu teadsin, et see uus kodu, kui ma seda siin vaatamas käisin, vaatasin, et ma väga palju siin nagu üksi ei ole. Samas ma nagu elan siin üksi, aga me veedame ka väga palju aega siin koos, süüa tehes ja olles ja ma esimest korda kogen, mis tähendab nagu see, kui aeglaselt võtta
kui lasta asjadel aeglaselt kulgeda, mis tähendab nagu, mis tähendab rahulik närvisüsteem. Ja see, mis ma nagu kogesin, et minus on siuke mõnus rahu ja kõik oli nagu hästi ja tore ja tänulik ja see sai nagu täiesti uue tähenduse, sest et koos selle inimesega ja see, milline tema on, kuidas ta siia suhtesse kohale ilmub, see tihtipeale käivitab minus mingisugused vanad emotsioonid, mis on nagu, mis ma tean, et ma olen alla surunud. Aga kuna ma tunnen ennast nii turvaliselt, nii vabalt, nii hästi, siis nüüd järsku on kõigel sellel, mis ma olen eelnevates suhetes, sõprussuhetes, paarissuhetes alla surunud, ka kõige mingid väiksemad asjad, need nüüd saavad nagu tulla pinnale. Ja ma näen kogu selle töö vilja, mis ma olen üksi omaette teinud, kus ma olen hakanud endaga valjult rääkima, kus ma olen hakanud oma sõpradega valjult rääkima sellest, mis ma tahan, sellest, mis ma tunnen, ilma selle hirmuta, et mis see tagajärg on, et kas mind nüüd hüljatakse või mitte. Et kas see on nüüd õige koht, kus öelda, mida mina tunnen või ma pean olema ainult kuulaja. Kogu see asi. Ja nüüd ma olen sellises paaris suhtes, kus see on nagu nii normaalne, et me kohe väljendame, kui midagi käivitas, me kohe väljendame, kui midagi häirib, me kohe väljendame, kui midagi on hästi. Et mõlemad saavad aru suhtlemise olulisusest ja avatud suhtlemise olulisusest. Ja see on minu jaoks nii oluline, millega ma tunnen, et ma olen üldse inimesega siis nagu seotud või nagu tugevalt seotud, eks ju. Ongi just see vaba suhtlemine, et ma tunnen, et kõik, mis ma olen, ükskõik, kuidas mina täna ennast tunnen või nagu kõik, mis ma olen, on vastu võetud. Ja see on ainult saanud võimalikuks tänu sellele, et ma ise olen hakanud võtma vastu, juba väga ammu siis, võtma vastu neid raskeid otsuseid enda sees, et see, kuidas mina tunnen, on päriselt oluline. See ei pruugi olla teiste jaoks õige, aga see on praegu minu jaoks õige. Ja kui ma siis ka homme avastan, et tegelikult see ei olnud nagu okei, kuidas ma eile käitusin, siis ma võtan vastutuse selle eest ja ma vabandan. Ma teen korrektuure, ma parandan. Eksimine on inimlik, kõik emotsioonid on inimlikud, viha on inimlik, pettumus on inimlik. Ja mida ma oma kaaslasega praegu näen, on see, et jah, tema käivitab miski, mis tema teeb, käivitab minus emotsiooni, aga mitte ükski keharakk minus ei tunne, et tema on süüdi, vaid seda on nii naljakas kogeda, kuidas ma olen täna siin, eks ju, ma olen 33, ma tean, kes ma olen, aga need hetked, kui ma olen käivitanud, ma tunnen kohe, kus kohast, mis nagu versioon minust käivitus. Ja siin on olnud 15-aastane Karolin, siin on olnud 27-aastane Karolin, siin on olnud 30-aastane Karolin. Ja ma nagu kogen seda versiooni endast ja ma saan lõpuni kogeda selle, mis ma seal mingi hetk olen alla surunud või otsustanud, et ma ei ole väärt seda asja lõpuni kogema või mul ei ole nagu vaja seda praegu lõpuni teha. Ja täna siin ma saan ju võtta selle versiooni, hoida teda, näha teda, kuulata teda ja siis selgitada oma partnerile ka, et näed, et see ei puutu üldse sinusse, aga ma olen nii tänulik, et sa oled siin ja ma olen nii tänulik, et sa oled selline, nagu sa täna oled. Ma ei muudaks mitte midagi sinus. Et see ongi nii ideaalne, milline sa oled, sest et sina oma kohalolekuga lihtsalt aitad mul üles tõmmata kõiki neid asju, mis ma olen kunagi alla surunud. Nii et iga päevaga, mida rohkem ma neid asju vabaks saan ja nendel trigeritel lasen üles tulla, seda rohkem ma rahunen. Seda rohkem ma olen kohal, seda rohkem ma saan aru, mida ma täna tunnen, mida ma täna vajan. Ma ei pea enam nii palju elama minevikus, et täitma selle
mingi versiooni endast, mingeid vajadusi, mis kunagi on jäänud täitmata, vaid ma nagu kasvan endale järjest rohkem lähemale siia hetke, kes ma täna olen. Ja nüüd selle viimase 3 kuuga ma tunnen, et minusse on järjest rohkem nagu süvenenud see rahu. Sest et ma olen saanud füüsilises maailmas astuda neid samme koos siis oma kaaslasega, kelle kohalolu lihtsalt aitab, et tema kohalolu aitab lahendada asju, mida tema katki ei teinud. Ja see on miski, mille üle ma olen nii tohutult tänulik. Ma naudin, kunagi oli minu jaoks nagu tohutult hirmus rääkida välja oma kahtlused, rääkida välja oma ülemõtlemine, rääkida välja oma mingid keerised, mis minu sees nagu toimuvad. Aga täna ma naudin seda, et kui minus midagi praegu keerleb ja üles tuleb, siis siin on mingisugune nagu mündi teine pool ka, mingi lahendus, mingisugune kullatükk ka, mida avastada, eks ju. Ja kes teab siis või kellega on juttu tulnud sellest, siis sa juba tead, et ma juba väga pikemat aega nagu elan oma elu niimoodi, et kui mingi asi mind käivitab, siis ma tean, et ahah, siin on mingi minu väetükikene tuleb siit alt nüüd välja. Aga teha seda koos oma kaaslasega on minu jaoks tähendanud seda, et ma lasen inimese ju endale nagu südamesse. Ma lasen selle inimese endale nii lähedale, kui ma tegelikkuses mitte kedagi ei lase. Ja ma olen väga tundnud seda, et kui ohtlik see on. Et ma olengi väga avatud aga avatud teatud inimestele, teatud maale. Ja ma ütleks isegi, et minu jaoks kõige haavatavam on olla paaris suhtes. On olla meesterahvale, mehele üleni avatud. Ja ma tean, et see võtab veel aega. Ma tean, et see võtab veel harjumist. Ja mulle meeldib, et me teeme seda kõike aeglaselt, et mind ei kiirustata. Et mulle meeldib, et ma saan endale täna anda aega. Ja et minu partner annab mulle ka aega. Ja et see on loomulik. Ja ma olen nii tänulik, et ma saan kõiki neid isahaavasid, kõiki neid asju, mida ma olen oma emalt võib-olla omaks võtnud, et mida tema meestega koges, et ma saan neid kõiki täna ümber kirjutada koos selle inimesega. Ma olen täna tänulik kõikidele nende valikutele, mis olid nii tohutult rasked minu jaoks mingil hetkel. Aga ma siiski valisin iseennast. Ja kõik see aeg, mis ma olen olnud üksinda, et ma olen endale andnud selle üksi oleku aja, kui ma olen seda vajanud. Et ma olen kogu maailma ära lõiganud, kui mul on seda vaja olnud. Ja ma saan aru, et mingi aeg ma läksin ka väga nagu nii-öelda pikale selle üksi oleku ajaga, sest et üksi on väga lihtne olla. Üksi on mega lihtne olla. Aga nii nagu meie partner ei ole meie küla, ei saa ka meie üksinda iseendale olla küla. Et meil on vaja teisi inimesi enda ümber. Ja lihtsam on need oma inimesed ära tunda siis, kui sina tead ise, kes sa oled. Kui sa oled nii raudpolt kindel selles, kes sina oled, siis on nii lihtne ära tunda ka need inimesed. Ja siin meie suhte algul ma nagu tundsin seda, et ma ei taha olla jälle selles kohas, kus ma kaon siia suhtesse ära, kus ma tahan ainult olla temaga koos ja mitte kedagi teist ei ole. Sest et see on ka väga suur kollektiivne muster, et meie partner peaks justkui nagu olema meile kogu selle küla eest, aga ta on meile lihtsalt partner. Ta on see kõige lähem inimene, kellega ma oma elu jagame, eks ju. Aga meil on vaja ka teisi inimesi, nagu ma ütlesin. Ja ma tundsin mingil hetkel, et ma üldse temaga koos on see 3 kuud ja see aeg olnud nagu
pikk, see võiks olla pigem nagu 3 aastat või isegi rohkem veel, ma ütleks. Aga siin on olnud hetked, kus ma olen tundnud, et ma olen nagu vaadelnud ennast, ma olen vaadelnud teda, ma olen vaadelnud meid. Ma olen vaadelnud oma elu siin uues kohas, kus ma elan viimased 3 kuud, eks ju. Ja ma olen püüdnud nagu seda kõike hoomata. Ja ma tundsin, et mul on ikkagi vaja nagu oma aega. Ja ma mäletan nii hästi seda ühte hommikut, kui mul käis see klõps ära, et mis see tähendab, et mul on elukaaslane, et mul on partner, et mul on mees. Ma sain nagu aru tema rollist enda elus ja ma sain aru ka, mis rolli näiteks üks või teine sõbranna oma elus mängib ja kuidas need on kõik asendamatud. Ja ma sain aru, millist rolli mina mängin ja ma kuidagi nägin seda kõike niimoodi nagu suurelt ja kaugelt ja nii lihtne oli vabaks lasta see, et kõigepealt minu vajadused, siis meie vajadused, siis kogukonna vajadused, et nagu see ring läheb minust väljapoole järjest suuremaks ja kõik on olemas, keegi ei ole kadunud, mitte midagi ei juhtu. Ma nagu sain jälle ümber kirjutada selle anxious attachment style on inglise keeles. Mul ei tule, kuidas see eesti keeles on, aga ma sain aru, kuidas see ikkagi oli juurutatud ja kuidas see alati minust tuli välja siis, kui tegemist oli partnerlussuhtega. Kuidas ma sain aru, kuidas ma nagu klammerdun sellesse mingisugusesse mulli, et kuidas asjad peavad olema või kuidas on turvaline. Ja nii hea oli sellel hetkel nagu oma mehega läbi rääkida need asjad ja öelda, et kuuled, et see on see, kuidas ma nagu olen varasemalt olnud harjunud ja ma ei taha enam nii. Ja ma tunnen, kui oluline on mul sõbrannad ja minna ja käia ja olla. Ja nii mõnus oli kuulda, kuidas ütles, et aga see on ju loomulik. Ütlesin jaa, aga minu jaoks ei ole olnud loomulik. Ja ma sain aru, et nüüd täna mulle jõudis see nagu raku tasandil ka kohale, et mis see tähendab. Ja nii lihtne oli siis sellest kihist ja sellest versioonist ja sellest ärevusest ka nagu lahti lasta, sest ma sain selle õige inimesega seda arutada ja seda rääkida. Ja nii hea oli siis ka vaadata teda, et tema on ju ka individuaalselt tema ise. Tal on oma elu ja omad asjad, mis ta teeb. Mul on oma elu, omad asjad, mis ma teen. Ja siis me saame kokku ja siis meil on ühine elu ja ühised asjad, mis me teeme. Ja nii on, eks ju, kõigiga, kui me vaatame. Ja see oli jälle nii mõnus koht, kus ma lihtsalt sulasin ja mõtlesin, et issand, kui mõnus on pehmeneda sellesse armastusse, sest et see on vaba. Sest et see on vaba ja ma lihtsalt nagu saan olla tühi. Saan hetke järel mõelda, mis ma tahan. Ja see ei tule isekast kohast, vaid see tuleb sellest kohast, et ma tahan olla parim versioon enda jaoks. Ma tahan olla parim versioon meie jaoks. Ma tahan olla parim versioon oma küla jaoks. Ja ma tunnen, et kui see nüüd siin täna kõik kokku võtta ja nagu ma olen juba öelnud, siis see kõik on saanud olla ja tulla sellepärast, et ma olen astunud sammu kõrvale ja andnud endale seda ruumi ja austanud seda, et ma pean korraks kõrval astuma, ma pean eemal astuma, ma pean seda kollektiivi ehk siis enda pere, enda küla, enda elu, ma pean seda kõige kõrvalt vaatama ja ma saan aru, et saada aru, kes mina seal olen. Ja siis valida, kas ma tahan, mis ruumidesse ma tahan tagasi astuda, millistesse ühendusse ma tahan tagasi astuda. Ma ei saa seda selle virvari keskel teha, mina vähemalt. Mul on vaja astuda samm tagasi. Minna korraks oma koopasse. Luua omale see turvalisus, kõik need kriteeriumid, mis mul selleks vaja teha on ja täita on. Et siis saada aru, et need on minu inimesed, nendega ma tahan koos olla. Nendega ma avanen loomulikult, loomupäraselt. Nendega ma tahan suhelda.
siin ma tõmban kinni, siin ma praegu ei taha olla. Ja see ongi see vabadus. Vabadus suhetes, vabadus elus. Kus ma ei sea mitte kellegile tingimusi ja mitte keegi ei sea mulle tingimusi. Ma saan tulla, minna, olla just siis, kui ma tahan. Ja alati olen vastu võetud, alati olen armastatud sellisena, nagu ma olen. Ja nii vabastav on saada seda kõike, seletada ka nõnda, et keegi ei võta seda isiklikult, keegi ei saa haiget. Igaüks saab väljendada oma universumis toimuvat. Sest me kõik oleme, eks ju, eraldi. Aga samas üks, on ju. Nii et kuidas on võimalik pehmeneda armastusse? Mis ma täna enda jaoks saaksin teha, et veel enam pehmeneda armastusse? Selline sisehääle sõnum. Aitäh, hea kuulaja, aitäh, hea vaataja ja kohtume järgmises osas.